Ja tere kõigile, olemegi laivis. Tere, kes on tulnud vaatama, laiv tuleb täpselt siin selle lingi all. Kuidas läheb eluke? Nii tore, et olite siukse väikse etteteatamise ajaga ja leidsite selle laivi üles. Mul on väga-väga hea meel. Nii et kui sa kuuled mind teised ka siin, et Markot ma juba näen, aga kui sa vaatad mind, siis ütle tere. Ütle tere, kas sul on juba puhkus tulemas või on juba puhkus käimas või oled veel tööl? Mina olen Saaremaal, naudin ilusat ilma, teen tööd, aitan inimesi. Ja mõtlesin, et ma tahaksin hakata natukene rohkem tooma teile niisuguseid vahepeal mõningaid mõtteid, mis mul on pähe tulnud mingitel erinevatel teemadel või millega ma siis ka siin taustal üldse tegelen. Ja tänaseks teemaks oleks selline uskumus, ära iial, ütle iial. Kas sina oled kasutanud sellist väljendit? Ära iial, ütle iial. See on tegelikult ka siis uskumus ja ilusasti nii palju on seda meile korrutatud või kusagilt me oleme selle saanud, kas oma vanematelt, see võib olla meie süsteemis täiesti sees. Nii et sa võid tunnetada, et kui sa seda isegi kõva häälega ütled, et kas see tekitab sinus mingisuguse tunde. Võib-olla sinul ei ole seda üldse, võib-olla sa ei kasuta seda. Võib-olla sa oled see inimene, kes kasutab seda pidevalt, et iga natukese aja pärast tuleb pähe öelda, ära iial, ütle iial. Ja nii orki lennanud, just täpselt. Selle uskumuse taga on siis huvitavad nüansid. Et mõne jaoks on see uskumus selline, et ähvardav, et ära sa isegi mõtle iial, öelda iial, et see on ohtlik. Ja teistel on see nagu lootus, et ära iial, ütle iial, et see on lootus, et midagi head tuleb tagasi, midagi juhtub jälle. Minu meelest on parem selline uskumus üldse oma süsteemist eemaldada, sest see on selline natukene vastukäiv energia. Ja mis ma veel leidsin selle tagant, kui ma hakkasin seda puhastama, et see on tihtipeale seotud ka otsustega. Ja nagu me teame, siis uskumusi on võimalik muuta iseendal ka läbi otsuse. Et kui ma midagi otsustan, aga see ei ole niimoodi, et et ma täna nüüd otsustan ja siis 2 päeva pärast ma ei tea sellest otsusest enam midagi. Selleks, et uskumust muuta, peab selle otsuse taga olema siis väga suur selline energialaine, ütleme nii. Sul peab olema tunne, sul peab olema selge, et see otsus tuleb läbi su keha. Siis on võimalik selle kaudu ka uskumust muuta. Et see võib olla siis sellised juhtumid su elus, kus on midagi ikka väga, ütleme niimoodi sitasti. Ja siis sa mõtled, et no nii, enam ma ei suuda, kõik. Ma otsustan, et ma enam ei tee nii või ma enam ei kannata, et keegi minuga niimoodi käitub või ma ei suhtle selle inimesega või ma ei tee seda tööd või ma iganes, mis see on. Nii et see võib olla täitsa tulnud läbi su keha ja sa ütled selle välja, see on otsus ja uskumus on paigas, mis sa endale tood. Aga see võib olla ka läbi mingisuguse väga ilusa sündmuse. Näiteks, et on midagi väga hästi, lõpuks on hästi, sa oled jõudnud sinna, kus sa omadega soovid ja siis sa, nii, ma otsustan, et nii see jääbki, ma tahan, et see on nii, see on jumala äge. Et ükskõik, mis võtame näiteks, et oled võtnud kõvasti kaalust alla ja tunned ennast oma kehas ülihästi ja vot selle koha peal tunnedki kohe, ma otsustan, et ma tahangi olla nii, ma mitte kunagi enam kaalus juurde ei võta. Et see võib olla siis ka su uskumuste süsteemi tulnud, aga siin on väike lõks, ma kohe räägin, ma vaatan, mis Marko kirjutab. See on teiste sõnad ja uskumused, ära võta omaks, kas on õige?
Seal on nüüd niimoodi, et me ei saa väga kontrollida, eriti kui meil on lapsed, mida me oma uskumussüsteemi võtame või ei võta. Kui see on meil seal juba istub, siis tema istub meil seal mõnusasti. See on siis nagu meie ilus arvutiprogramm, see on meie süsteemis ja see seal on. Kui me nüüd hästi palju otsuseid vastu võtame, tihtipeale see ka ei õnnestu. Üks moodus on siis veel, kuidas uskumust muuta, on see, kui sa oled väga pikka aega ülikõrges vibratsioonis ja heas positiivses vaibis. Sellega mina veel ei ole näinud, et väga keegi saab, on üksikud inimesed, kes seda suudaksid hoida, et saaks niisama lihtsalt uskumusi muuta, sellepärast me oleme inimesed, meil ikka päeva jooksul lõpuks tuleb väsimus, lõpuks tuleb tunne, et ma olen millegi peale pahane ja et me ei suuda nagu hoida seda vaibi, et nüüd seal sees seda uskumust ehk energiat siis vägisi muuta. Ja see on meie alateadvuses, võib-olla me isegi ei tea seda. Ja kui keegi teine tuleb sulle, ütleb, ära iial ütle iial, siis kuidas sa selle vastu võtad? Kui sa tunned kohe, et see sinu sees kihvatab, et ta niimoodi ütles, siis see võib ka maanduda sinu sisse, sinu energiasse, see blokeering. Ja et sealt tekib kohe see, et nii, ma ei saagi kunagi öelda, et ma kunagi seda ei tee või kunagi seda ei ütle, sellepärast natukese aja pärast on see torust alla läinud, ütleme niimoodi. Nii et kui sa seal suudad jälgida, kui keegi tuleb sulle selle jutuga, et ära iial ütle iial ja sina naerad seal või ütled, ja, ma tean, mis sa teed. Et inimene ei tee seda muidugi teadlikult, vaid kuna tema uskumussüsteemis on nii tugevalt see, et ära iial ütle iial. Nii et ära võtta seda ka täiskasvanuna enda ligi, aga kui see on juba su süsteemis ja kui keegi veel tuletab sulle meelde, ära iial ütle iial ja sul tekib selline tunne, siis on see, et ja ära iial ütlegi iial, sellepärast et see võib sealt torust kohe alla minna plumpsti, nii et kui sa midagi endale lubad, midagi teed, siis või midagi otsustad isegi, millel ei ole siis seda energiat taga, siis oled sa sellesama hunnik otsas jälle edasi. Aga mida ma siis märkasin, et mis on siis see kõige suurem selline ohukoht, on just nimelt need otsused, Mis seal juhtub? Et kui meil on näiteks see siis, et ära iial ütle iial meie süsteemis, kuidas me siis otsust teeme? Näiteks, kui ma otsustan, et näiteks ma olen jõudnud rahaliselt üliheasse kohta omadega ja ma otsustan praegu, et vot, mul ei tule mitte kunagi enam rahadega probleeme. Ma ei pea mitte kunagi enam raha pärast muretsema. Otsus. Ja tulebki hea tunne. Siin on üks trikiga koht. Universumile, kui me saadame kogu aeg signaali, ehk kui me manifesteerime, siis seal ei ole õiget või valet, seal on energia, seal on sõnad, seal on info, mis tuleb. Mida siit nopib universum välja, ütleme niimoodi? Mis sa ütlesid? Probleemid, raha probleemid. Okei. Sa ütlesid, et ei pea muretsema ja raha. Palun. Nii et me oleme siin omadega hädas selle sõnastuse kaudu. Ehk me toome endale sisse uskumuse, mis on negatiivses sõnastuses. Ehk siis otseselt, kui me vaatame nüüd seda tervikut kui lauset, et ma enam kunagi ei muretse raha pärast, ma ei pea enam kunagi raha pärast muretsema, otsus. Aga see sõna muretsemine on seal juba sees ja see ei tööta ka paraku meie kasuks. Ja tulebki sealt muretsemine ja on su uskumussüsteem ja kõik tagurpidi natuke pöördunud sealt. Või kas või see, et ma olen siis heas kaalus parasjagu ja ma otsustan, et ma ei võta kunagi kaalus juurde. Kaalus juurde? Palun, siin on sulle kaalus juurde, võta kaalus juurde.
nii et kui sina võtad vastu otsuseid, siis minu soovitus sulle on vaata seda sõnastust. Parem oleks siis seal nii, et mul on kogu aeg külluslikult raha. Ma tunnen kogu aeg küllust. Ma otsustan, et ma tunnen elu lõpuni küllust. Ma otsustan, et mul on elu lõpuni palju raha, ükskõik mida. Nii et jälgi seda poolt või et siis kaalus ka, et kehakaaluga seoses, et ma otsustan, et ma ei võta kunagi enam kaalus juurde, siis on pigem see, et ma otsustan, et ma tunnen ennast oma kehas kogu aeg väga hästi. Sest üldiselt on see, kui me kehas ennast hästi tunneme, siis me oleme ka sellises, et me keha on nii suureks meile iseendale tehtud, nagu me parasjagu tahame. Ja see ongi hea ja meeldiv tunne ja seda me tahame hoida. Nii et kas sul on küsimusi selle kohta? Kas sa saad aru, mida ma siin mõtlen? Ja kellel on võimalik, siis korista üldse oma süsteemist ära see uskumus, et ära iial ütle iial. Et mul on siin plaanis tegelikult võib-olla juulis, võib-olla augustis teha ka selline programm, mis on seotud just igasuguste vanasõnadega ja nagu meil on nii palju, kas või osad nagu võtavad ka laulusõnu omale ja mingisuguseid ütlusi või mingisuguseid, noh, mis see sõna nüüd on, kadus ära mul see sõna, mingid väljendid, mida öeldakse siis, et laps on vait kui kana pissib või algul naer, pärast nutt, vaat need, et kui need on nüüd meie süsteemis lapsepõlvest saati, et siis need elavad seal oma elu ja teevad meile kurja. Nii et ma tahaks teha jah, nagu see suurema ja võtta just selliseid asju maha energiast. Nii et kui sinul on ka palju, et kui sa oled lapsena näiteks palju lugenud või sest et raamatutest me saame ka siis hästi palju sellist oma uskumuste süsteemi, mis seal ei peaks olema. Või on sul hoopis vanemad, vanavanemad hästi palju kasutanud vanasõnu või selliseid väljendeid, et siis, et see programm võiks olla ka midagi sulle. Või kui sa oskad, siis hakka juba vaikselt nagu jälgima, et mis asjad need on, mis tulevad mulle meelde kohe, et mida mingite keeldudega seotud, et kõik need asjad, et või väiksed lapsed, väiksed mured, suured lapsed, suured mured. Kui sul on see uskumus, mis siis juhtub? Mis siis juhtub? Laps kasvab järjest suuremaks ja jama hakkab paisuma. Et see ongi väga kehvakene hoida seal oma süsteemis seda. Nii et neid variante on siis nii palju, mis meie energias võib olla, aga see on ka jälle üks pool, mida me võiksime rahulikult iseendas puhastada, et siis korrastada enda uskumuste süsteemi. Ja esmaspäeval alustame siis juba kanaliga, nii et parem ühendus oma kehaga, et see on siis veidikene teistmoodi programm, et seal siis õpime oma kehaga rääkima, seal on niisugused väiksed sutsakad, et kuu aja jooksul. Nii et kui sa soovid, saad veel liituda, et seal on 2 korda nädalas. Ma tulen ekraanile ja teeme siis energiatööd. Ja Aina kirjutab, pill tuleb pika ilu peale, nii meeles lapsepõlvest. Just. Nii et sa võid Inna ka märgata, et kuidas sul sellega on, et kui sul on elus nagu mingisugune väga hea asi, mingisugune äge periood või mingi ilus sündmus või mingisugune käid kusagil reisil ja siis tuled tagasi või juba seal kusagil mingis kohas. Hakkab üks jama pihta. Nii et kas sa oled seda märganud, et kui see on su süsteemis sees, et siis see võib hakata ennast looma, nagu sa ei võikski olla kogu aeg rahulolev, kogu aeg õnnelik, kogu aeg tunda ennast hästi või isegi kui on mingisugused jamad natukene, et siis
nagu, et vaadata nende peale, et okei, no siin midagi on, et saame üle, pole midagi, aga vot, et kui see pill peab sealt tulema, peab seda nuttu ja kurbust ja jama ja paha. Et on küll ja kohe see mõte, et mis nüüd peale seda äkki juhtuma hakkab ja see näitabki, et see hirm siit kohe tõuseb ja hakkabki juhtuma. Ja siis sa ootadki nii, kus see nüüd on, kus see nüüd on, kus ta juba tuleb ja siis sealt ta pauhti tulebki. Nii et see on ka see pool jah, et millega võiks siis teha, sest et seda sihukest kräppi, ütleme niimoodi, on meie uskumuste süsteemides meeletult palju. No nagu kohe nagu super palju. Sest et osadel on meil vanavanemad nii armsakesed, on nii palju meile edasi andnud neid ja õpetanud ja kasvatanud ja rääkinudki meile kogu aeg neid selliseid lugusid läbi siis selliste, ma ei leia seda sõna ikka veel üles, mitte vanasõnad, vaid mis need on? Öelge mulle. Siis ma saan. Jah, aga ühesõnaga te saate aru, millest ma räägin, ehk siis kõik need sellised väljendid, mis on keelavad, negatiivsed, panevad meid mingitesse raamidesse, millal me tohime midagi teha. Ja, või ka märgid. Ja hämmastavalt palju, ma siin just ühe oma kliendiga rääkisin mentorlusprogrammis, et kui palju meile avaldavad mõju näiteks laulusõnad. Ja need, kes on siis hästi ohvri rollis, kipuvadki austama ja hindama laule, mis on siis väga minooris ja väga selliste kurbade sõnadega, kus lauldakse suurest armastusest ja lahkuminekust ja kõik on halvasti või et keegi kusagil petab, et kõik need. Ja siis ongi, et ja siis sa kuulad neid laule ja nutad ja haletsed ennast ja kõik, et osad inimesed toimivad nii. Ja siis, kui sa selle oma süsteemist maha võtad, et need võivad olla sul konkreetselt lemmiklaulud ja kui sa hakkad neid sõnu kuulama, siis sul võib olla niimoodi, issand jumal, mida ma kuulan, mida ma lasen oma siia süsteemi sisse. Sest et ega ei ole palju niisuguseid depressiivseid inimesi, keda ma teaks, et kes oleks väga suures vaimustuses näiteks mingitest väga-väga positiivsetest lauludest. Mina näiteks pikka aega saanud üldse muusikat kuulata, see tekitas minus kohe tohutu tunde, tulva. Mul hakkas kohe pisarad jooksma, et ma nagu üldse hoidsin ennast muusikast nagu kõrvale. Aga see, kes tahab oma nuga seal siis haavases keerata, siis ta võtabki need laulud ja hakkabki nende laulude kaudu veel toitma seda energiat, et midagi on pahasti ja kõik on halvasti ja see elu ongi igavene jama. Nii et märka endal ka, et kuidas sul lauludega teemad. Nii Inna kirjutab, olen isegi vahest märganud, kuidas lapselastele seda maininud olen ja siis, et ups, mida ma just tegin. Just täpselt niimoodi. Ja lapselapsed, kõik tundlad laiali. Kes see rapsab selle enda uskumuste süsteemi? Võib-olla on juba võtnud. Siis nii see on tõepoolest, nii et märkame neid käske, keelde ja mida me oleme ise siis lapsepõlvest saanud, mida me millal teha ei tohi, millal peab olema taldrik tühjas söödud, kuidas keegi tohib rääkida, kuidas tohib astuda, mis juhtub siis, et kõik need sellised hirmutamised, põhised siuksed või kasvõi jah see, et laps räägib siis, kui kana pissib, siis võibki sul olla probleeme, et seltskonnas oma suud lahti teha või rääkida siis viimasena, enne kui teised on ära rääkinud, et ei saagi, tulebki kohe siukene kramp sisse. See võib olla täiesti sellest pisikesest uskumustest, pisikesest energiaplokist, mille sa oled oma süsteemi vedanud.
Inna kirjutab, huvitav, kas ma siis teadlikult ei pööra laulusõnadele tähelepanu, meloodia minu jaoks oluline. Ainult siis, kui lasteisast lahku läksin, kuulasin Smilersi Armuvalu laule ja kuulasin sõnu ka. Aga kui ei pööra tähelepanu sõnadele, kas siis alateadvusele ikka mõjub, sest mõnel kurva alatooniga laulul on ilus meloodia. Ei, et kui sa seda oma süsteemi ei võta, sa pead ikkagi teadlikult tunnetama, et see tekitab sinus nagu kohe siis kurva või halva tunde. Et seal võib olla siis see, et see on kas siis see muusika, see juba see minoorsus või siis see, et need sõnad seal taustal on ikkagi sulle kohale jõudnud. Kui sa kuulad lihtsalt meloodiat ja see meeldib sulle, see on hoopis teine asi. Sest muusika kaudu me saame oma energia liikuma, me saame, kuulame midagi toredat enda jaoks, me tuleme hetke tagasi, me saame ennast kohe maandada näiteks ka muusikaga, et muusikas ei ole midagi halba, aga märkame just seda, nii nagu sa kirjutadki, et vot siis ma kuulasin neid armuvalu laule, et ma tahtsin kohe, et see krutib mu südames ja nüüd sa võid Inna proovida, et kui sa kuulad nüüd uuesti seda sama laulu, mis tunne sul tekib? Kui sul tekib uuesti see tunne, siis peaks seda energiat sealt selle koha pealt puhastama, sellepärast et siis on lihtsalt see, et kui see kusagil poes või kusagil taustaks tuleb või kusagil autos, siis see võib ju su vibratsiooni lihtsalt nii palju alla tõmmata, kuna sellega on sul trigger, see on sulle päästik, et sa oled sinna loonud juba ühenduses, on tulnud see plokk sinu süsteemi. Nii et jah, et see on niisugune üks väljendus meil, et kuidas me nüüd seda leina ja seda, et midagi on lõppenud meie elus kogeme, et siis me hakkame mingisuguseid laule kiskuma ja üles tooma. Et nii paljud küsinud minu käest, kuule, kas sa kuulasid neid laulusõnu või neid? Ei, ma lihtsalt ei kuule laulus. See ei ole üldse paha. See ei ole üldse paha. Nii kaua, kui meil ei teki sellega mingit seost. Sest vahel võib olla see, et sa hakkad tundma kurbust või halba tunnet või mingisugused igatsust, et siis pane tähele, et mida need sõnad seal räägivad, et kas need on sulle okei oma süsteemi lasta. Sest kui sul ei ole, teki sellega mingisugust seost, siis sa võid ka rahulikult kuulata laulu, kus räägitakse surmast, lahkuminekust, kõik, aga see ei puuduta sind, sa võidki kuulata seda kui ilusat meloodiat, aga sellega ei teki mingit kontakti. Et Smilersit enam ei kuula ammu, aga ja, et võid lihtsalt huvi pärast kuulata, kas sul tekib veel see, et kas sa tõmbasid selle energia endale siia, oma süsteemi. Et siis sa oled teadlik sellest, et kuidas need asjad käivad. Nii, kas on küsimusi veel selle teema kohta? Kas on arusaadav, kuidas uskumused tekivad, liiguvad, tulevad? Ja sellised põhilisemad uskumused ikkagi tulevad meie süsteemi tuhandete aastate kauguselt, kuidas me asju tajume, mida me mõtleme, kuidas me tunneme. Et kannavad meile siis vanemad selle meieni ilusasti ja loomulikult ühiskonna poolt, mida ühiskond millestki mõtleb, mida arvab, kuidas asjad peavad käima. Nii et jälgige oma otsuseid. Kui te otsuseid teete, siis jälgi otsuse sõnastust, et sa ei laksa endale sinna mingisugust negatiivset uskumust, ehk siis natukene niisuguse vimkaga energiat taha, sest otsus iseenesest on ju positiivne. Näiteks, kui ma otsustan, et ma ei lähe enam kunagi paksuks, et ma kunagi enam, see on jälle sellega seotud siis ära iial, ütle iial, see pool tuleb ära võtta ja sõnastus oleks siis parem, et ma otsustan, et mul on mu kehas elu lõpuni väga-väga hea olla. Nii et jälgi neid energiaid. Nii et soovin teile ilusat suve jätku, osadega kohtume juba esmaspäeval, teistega kohtume siis, kui ma tulen jälle laivi ja räägime siis teistel teemadel ja mõtiskleme teistel teemadel. Ja ära unusta, et siis ma panin juba selle küsimuste-vastuste postituse, et kui sa tahad, et ma räägin siis, vastan sinu küsimusele, ehk siis räägin üldiselt, et oleks kõikidel kasu sellest ja natuke loen su energiat, et siis sa leiad selle grupist üles. Nii et julgelt pane see sinna, nii et see oli vist 19. juuni, ma tulen laivi ja vastan küsimustele.
nii et kallid teile ja soovin teile ilusat päeva. Tšau!